Status Club pakub Eestis esimesena uut ja väga huvitavat süsteemi, mis muudab aeroobse treeningu jalgrattal väga nauditavaks kogemuseks. Tegu on nüüd suhteliselt unikaalse programmiga Eestis, et ma ausalt ei teagi, et Eestis saarides selline oleks. Ehk me oleme ostnud siia sellise maailma parima treenažeride tootja Elite jaoks tehtud programmi Relaxicom, mis siis võimaldab tegelikult seda, et sa istud ratta peal ja sõidad ja tegelikult sõidad nagu mingist rada, mis on nagu ette antud. Ja iseenesest teeb selle treeningu palju huvitavamaks ja põnevamaks. Aga kas neid radu ja saab ise ka valida või kuidas see käib? Meil on 5 rada, seal on 2 MM-võistluste rada, üks on Barcelonast, teine on Veronast, 94 ja 95, et igaüks saab ise proovida, kui raske see on. Ja siis on 3 rada, mis on maailma tuntumad spordirütselt Tour de France'ilt pärit. Kui pikad need rajad on? No need rajad on kusagil arvestatud niimoodi, et saad kusagil tund 20, tund 30 sõita, ehk see on mingi 20-30 kilomeetri vahel. Et see oleneb, et saad ise reguleerida seda. Kui kiiresti muidugi sõidad, oleneb ka sinust endast, sest see programm tegelikult, mida kiiremini sõidad, seda kiiremini rada liigub ja aeg läheb. Ja sama on ka kallakutega. Aga kas need rattad on ühesugused kõik? Tegelikult ei ole, meil on 2 eri ratast. Raami suurus on erinev, ehk üks on 56 sendise raamiga, teine on 58, aga see tähendab seda, et on hästi jämedalt, üks on alla 180 ja teine üle 180-stele. Et tunneks inimene ennast mugavalt siin rattaseljas, nii palju kui võimalik, eks ole, et mingid piirid on. Aga nüüd on kindlasti näha on ka seda, et millist varustust inimesel on vaja, kui ta siia treeningusse tuleb? No tegelikult ideaalne on korralik rattasõiduvarustus, sest kõige esimene asi on, et sul on korralikud sõidukingad, ehk see tähendab seda, et seal peavad klotsid all olema, et sa muidu ei saa nagu seda, eks sul peab olema selline vidin siin all, et sa saaksid oma jala kinni panna. Kas ta on nüüd selline spinningu paigiking, nagu minul see on, või on ta nüüd maanteesõiduking, vahet ei ole, aga see on just, et seal on see õige klots, ehk selle nimi on SPD, selle klotsi nimi, ja siin nagu tossudega sõita nagu praktiliselt ei saa või on hästi ebameeldiv. Ja muidugi teine asi, mis võiks olla, on sõidupüksid. Need on nagu ikka näevad välja ratturite sõidupüksid, aga sõidupükstel tavaliselt, kes nüüd ei tea, siis neil on sees ka tavaliselt selline seemisnahast või nahast või selline pehmendus, mis teeb siis selle sõidu mugavamaks ja imab ka mingil määral keha higi ära, et sul oleks nagu parem olla ja ei jõõruks. Ja siin all siis aluspükse tegelikult ei käi, et see käib nagu kohe keha peale pannaks, et oleks nagu võimalikult meeldiv sõita. Aga kui nüüd tulla sõbraga, et kas siis saab sellist võistlusmomenti ka tekitada? No jah, kui palju need inimesed harjunud Alpides sõitma, vähemalt saavad proovida seda või näiteks, ma ei tea, Madridi kesklinnas, aga jah, sõbraga ka, et selline feature on ka siin olemas tegelikult, et rattad on ka tegelikult maailma parimalt tootjad nimega Pinarello, et paljud võib-olla isegi ei raatsita raha välja anda, et proovida, siin peal nad saavad vähemalt istuda siin peale, kõigi ta muidugi omadused ei tule välja. Ja sõbraga tulete 2 mõlemad panevad sama raja ja siis saab võidu sõita ja pärast saab siis vaadata, mis kiirus kellegil oli, millist võimsust kasutati, millist pulssi ja siis vaadata, kumb oli kõvem. Kui nüüd siin rattav seljas istud, et mida ta täpselt salvestab ja mis me pärast sellest teada saame? No tegelikult see annab seda, et sa saad esiteks võrrelda seda oma kaaslasega ja teine asi, see info jääb siia sisse, ehk kui sa tuled nüüd järgmine kord sõitma, siis saad vaadata, kas sa sõitsid paremini, sõitsid halvemini, kiiremini, aeglasemalt, et saad ka ise ennast võrrelda. Ja loomulikult kõik tahavad teada, mida see treening sulle endale ise annab. No tegelikult see on nagu hästi tüüpiline rattasõidutreening, mida ratturid teevad talvel. Ratturid kasutavad küll ka selliseid puhke või rulle, kus pea ratas on, aga see nõuaks juba teatud oskust ja viluvust. Et põhimõtteliselt, kui väljas on kehva ilm, tuled siia ja oledki mõnusalt Hispaanias, maksmata raha väga palju ja kihutad mägedes. Otse loomulikult on tegu individuaalse treeninguga, et kas ma lihtsalt tulen siia kohale ja saan ennast või pean eelnevalt registreerima, et kuidas see on? Ja muidugi see oleks parem ennast kirja panna, seepärast meil on 2 ratast siin ja siis info selleks on kas siis staatuse koduleheküljel statusclub.ee või siis panna meiliga info@statusclub.ee. Saab ka helistada, aga nagu ütlesin, number tuleb kodulehel.